Trumm. Tere tulemast kuulama Seven Playsi podcasti. Täna meil on saade järjenumbriga 18. Tänane teema on meil mängud ja sotsiaalmeedia. Külla tulid meile Sten Kohman level 1-st. Kuidas seda? Sten Koolman. Jah, väga hea. Kuidas sina lühidalt annaksid enda rolli kirjelduse siis level 1-s? See, mis seal kirjas oli peatoimetaja just. Peatoimetaja, just. Kohe täpsemalt siis, mis te teete sisulisemalt. Ja siis Mart Virkus, kes on siis Dogli sisuturundaja, kui ka siis Rage Arcade'i Arcade Rage'i, vabandust, ka siis peatoimetaja. Lõikame pärast teistpidi. Vot, aga siis uurimegi, mida meie saatekülalised igapäevaselt teevad. Et Sten, et räägi meile oma elust level 1-s. Minu elust või? Mida sa täpsemalt teada tahad? Ma võin sellest kõik rääkida. Kuidas alustasid level 1-ga toimetasid? Kas hakkasid kohe peatoimetajaks või? Ei no, sinna ma ikka jõudsin vaikselt aega mööda. See, kuidas ma sinna üldse jõudsin, see on nagu siuke pikk teekond. Kunagi ammu kirjutasin kinoblogi, siis sealt arenes üks mängublogi ja siis hüppasin nagu enda blogist level 1. Ja siis seal ma olen mingi üle 3 aastast olnud. Kuidas sa lühidalt kirjeldaksid, millega tegeleb level 1? Level 1 tegeleb videomängude kajastamisega emakeeles ja nii-öelda kohaliku videomängukultuuri edendamisega. Ja Mart, räägi millest või kuidas on sinu teekond jõudnud Doglisse? Oi jumal, seda ma mäletagi. Ja ma olen seal nüüd paar aastat tegelenud põhimõtteliselt ja nii sisuturunduse kui ka siukeste viimase ajal rohkem loovate nagu marketingiprojektidega, suuremate projektidega. Et jõudsin suhteliselt kuidagi suvaliselt algul nüüd otsi vist ammu kunagi blogijat ja siis selle kaudu jõudsin sinna tasapisi ja hakkasin sealt põhimõtteliselt marketingiga peale. Ja kuidas sina tutvustaksid lühidalt Doglit? Toggle on aja mõõtmise äpp, et vajutad start, hakkab mõõtma sekundid, vajutad stop, lõpetab ja pärast saad raportid selle kohta, et kuidas sul nagu päev, kuusu aeg on põhimõtteliselt läinud. Ja meil on päris niisugune hästi populaarne äpp tegelikult, et kasutajaid on juba mitusada tuhat juba aktiivselt igapäevaseid, et niisugune päris tugevasti hästi toimiv teenus. Olen ka ise selle kasutaja. Väga hea ja väga mugav. Pärast võid öelda, kui tagasisidet võid anda mulle salaja. Selge. Hea valikult. Mart, küsiksin veel täpsustuseks sinu käest, et sa ju tegeled ka kujundamise, joonistamisega. Et kas sa teed selle, kui palju see hõlmab sinu tööst? See on nüüd, jah, ma teen koomikseid, ma kasutan Toggli sisuturunduse juures põhimõtteliselt ka, et me oleme avastanud, et siukese täpsemalt nagu meie siukene põhiline target group on programmeerijad, keda me tegelikult nagu tahame enda toote juurde suunata. See põhjused, miks on päris keerulised, võib-olla ma ei hakka praegu nagu sisse minema sellesse nagu targetimise asja. Aga me oleme avastanud, et neile siukene nagu joonistatud sisuliselt nagu teravad koomiksid nagu meeldivad ja selle abil on päris palju võimalik inimesi suunata enda nagu toote juurde. Et viimane koomiks, mis me tegime, kus me põhimõtteliselt illustreerisime, kuidas saab kasutada 8 erinevat programmeerimiskeelt, et päästa printsess siukses muinajutulises nagu olukorras. Tegime siukse nagu naljakoomiksi ja see tõi meile mingisugune üle miljoni unique kasutaja nagu lehele mingisuguse 8 tunniga, et siukene suht hea nagu hitt, et Okei, ma veel... ütleme nii, et põhjus, miks ma nagu siin olen, on võib-olla need videomängu koomiksid, et nagu igapäevaselt ma teen seda Arcade Rage asja, mis on siukene veebikoomiks, mis on ka nagu videomängu teemaline. Kui suur osa teie päevast siis sisaldab sotsiaalmeediat? No ikka piisav osa, ma arvan. Natuke liigagi palju võib-olla. Iga sekund. Mul nii hull vist ei ole. Okei, ja kui palju täidab teie päeva videomängud? No, tuleb ka iga sekund. Piisavalt ikka iga päev on olemas selline väiksem või suurem ajahetk, kus saab neile aega pühendada. Mul selles suhtes ma kadestan nagu Steni ja tema töökohta, et tal on siukene töökoht, kus sa nagu peadki sisuliselt mängima. See on
töökoht jutumärkides pigem. jah, et see on selline hea nagu võib-olla vabandus, et võib-olla sellepärast, miks ma hakkasin seda nagu arvutimängu teemalist koomiksit tegema nagu hobina Toggle'i kõrvalt, ongi see, et ma tahtsin ka endale niisugust vabandust mängida rohkem arvutimänge. Seda niisama täiskasvanud meel on võib-olla natukene keeruline teha, et mingi hetk hakatakse ka viltu vaatama, aga kui sa ütled, et ei, ma teen seda sellepärast, et ma teen koomikseid, et mul on vaja uurimust teha, et ma pean nägema, kuidas see mäng töötab. See nagu lihtsustab seda asja selles suhtes, et ja see on niisugune hea tasakaalu leidmine, et see sotsiaalmeedia on ka justkui nagu virtuaalne mäng või noh, lähevad sinna inimesed oma reaalelust küll toodetud võib-olla sisuga, aga siis ikka kerge mäng käib, eks. Mis arvad, kas sotsiaalmeedia on nagu mäng? Päris tiip küsimus. Üsnagi. Seal on ka meil avatarid ju, kus me kasutame küll mingi pildi või video kogumeid, siis kirjeldavaks siis enda avatari ja siis mängime nagu erinevates gruppides ja. No selles mõttes sa saad võtta näiteks Twitteri näiteks ja liigitada selle rollimängu alla, kui võtta arvesse, et paljudel inimestel on paroodia kasutajad ja paroodia-kontod, kes teevad nagu niisugust huumorit. Võib-olla üks paralleel veel mängudega on ju see, et üks element, et miks me nagu mängime, on see teatud niisugune saavutusvajaduse nagu rahuldamine, et sa tahad saada, koguda rohkem punkte, jõuda kuskile stories edasi. Ja no Twitter on ka see, et sa saada võimalikult palju retweete, võimalikult palju like, Facebookis täpselt samamoodi, et võib-olla see on niisugune huvitav nagu paralleel, et jah, erinevad platvormid, erineva mänguviisiga, et osades paned ainult selfisid ja kui me väga metaks tahame minna, siis võib öelda näiteks kas või YouTube'is kõik let's playerid ja inimesed, kes võtavad teatud persooni, kehastuvad teatud persooniks lihtsalt sellepärast olla nagu siuke erilisem ja kuidagi teistsugusem. Miranda näiteks on üks hästi värvitud huultega tšekk, kes teeb mingit imelikku kanalit. Me ei pea sellest rääkima. Sa vaatad nüüd siukse näoga. Ma jäi mõtled, mis asi see on? Teie mõlema looming on tihedalt seotud videomängudega. Et oskate ehk vastata, et miks me mängime, et siin Mart juba sa mainisid, on saavutusvajadus, et ma tean, et kõik need helid ja süsteemid on selle peale nagu veits üles ehitatud, jah, et nagu ka-ching, eks ju, aga miks te veel arvate, et inimesed üldse mängivad videomänge? See on siuke hea põgenemine reaalsusest natukeseks ajaks näiteks. Jah, ka seda ma arvan, et selles suhtes võib-olla see on niisugune küsimus, millele on nagu tänapäeval nii raske vastata, et mängud on tegelikult selles suhtes jõudnud suhteliselt nagu marginaalsest hobist täielikuks nagu mainstreami kultuuri ilminguks, et ma arvan, et saavutusvajadus on üks asi, on ju eskapism võib-olla niisugune, et tahad nagu reaalsusest põgeneda. No lihtne meelelahutus. Ja lihtne meelelahutus, Minecraftil on hoopis niisugune, näiteks mingi niisugune hariv element on, et sa ehitad klotsidest nagu maju, see on ka omamoodi eskapism või või niisugune nagu kunstiline niisugune väljendus, see rahuldab võib-olla niisugust nagu kunstilist võib-olla saavutusvajadust, et neid eesmärke on ju nii palju, et no siis tuleb veel virtuaalreaalsus juurde, et mis on niisugune uuem field, et eks need ole nagu need eesmärgid ja ettekäänded muutuvad ka koos mängudega ja mängude erinevate žanritega ja nii edasi ja nii edasi. Võib lihtsalt, mina olen niimoodi mõelnud, et see on lihtsalt lõbus. No see on niisugune hea see jutt, mis me eelmalt rääkisime, see on see, mida me ütleme oma vanemadele, et me tahame õigustada seda, et nagu miks meil on vaja 50 €, et Battlefield 1 osta, siis me räägime seda metajutte filosoofiliselt põhjusel. Aga tegelikult üks huvitav asi, mis ma nägin, ma käisin hiljuti mängutööl, mida Level 1 korraldab. Üks hästi lahe asi, mis nad teevad, on see, et neil on ka niisugused nagu loengud selle ürituste sarja sees, et niisugused akadeemikud, mängumaailmaga seotud inimesed tulevad kohale ja räägivad oma valdkondadest, niisugused päris huvitavaid loenguid ja hiljuti oli vist Tarmo Jüristo andis loengu kirjandus- ja arvutimängude teemal. Et sealt tuli välja ka see point, et see on lihtsalt niisugune omamoodi ka nagu maailma mõtestamise või kogemise viis, nagu mis mõnes mõttes ma ütleks, et nagu asendab raamatuid võib-olla tänapäeval, aga hakkab nagu raamatute kõrvale nagu tõusma niisuguse nagu kultuurivormina. Ta tõi hea näite, mis mulle õudselt meeldis, oli, et ta ütles, et GTA 5 on põhimõtteliselt 21. sajandi Dickens. Et vaata, et sisuliselt GTA 5 on nagu see 2 linna lugu, aga ta räägib selle 1 linna lugu põhimõtteliselt, aga arvutimängu vormis. Ja ta kajastab ja seal peegelduvad niisugused nagu Ameerika ühiskonna tänapäevased aktuaalsed hirmud ja mingid paranoiad ja mingisugused iroonilised vihjed, mis on tegelikult seotud päris eluga, et ta on ka niisugune nagu ühiskonna peegel või et neid, see on veel üks põhjus võib-olla, mida nagu juurde võtta, et milleks nad head on või mida sa saad mängudest. Ma ise Sevenblaze'iga siis teinud ka palju mänge läbi aegade, mis on siis ütleme küll motiveeritud
ettevõtte enda äri eesmärkidest küll tihti või siis fännide kogumistest, aga ka need on väga siuksed sõltuvust tekitavad siis teatud formaadid nagu mängudest, et ka kuni siis lihtsamad, eks ju, laigi ja võida mängudeni välja, et need on ka ju justkui inimesed lähevad ja tahavad mängida, et minu lemmikmäng. ainult iga päev mängin. Yes. Võidan kogu aeg, eks. Osad ongi ju, olete kindlasti näinud selliseid kontosid Facebookis, mis ongi nagu mängurite kontod põhimõtteliselt. Teil on justkui nagu sõltuvused, Facebooki mängu sõltuvus. Et mis sa arvate, mis on need mänguelemendid, mis inimesi nii väga köidavad? Sa mõtled nagu, kui teha mingit sotsiaalmeedia mängumoodi võistlused? Jah, kui nüüd võime ka sotsiaalmeediasse nüüd otsapidi astuda, et aga üleüldisemalt, et need elemendid, mis te ise panete tähele? Ma ütleks, et kui mäng on kehv, siis kindlasti auhind. Tegelikult inimesi pole mängima, tegelikult ka suhteliselt lihtsa nagu auhinna pärast, et sa ei pea sinna sisu juurde keevitama, et palun võta iPad, kui sa jagad seda sõbraga, kellele meeldivad Rakvere viinerid näiteks. see tunne enda sihtrühma. Jah. Aga nüüd võtta niimoodi, et see auhind on nagu tore kõrvalnähtus, aga mis see muud elemendid võiks olla? Jah, tegelikult ma arvan ka, et jah, see on hea küsimus. Sest et neid mänge ju, mis on lihtsalt see, et saad iPadi selle eest, kui sa jagad mingit suvalist lehti, on päris palju ja selles suhtes on võib-olla tihti ka eesmärgist mööda, et sind ei huvita, et milliseid kasutajaid sa saad, kas saad endale oma tootele mingi potentsiaalse kliente või maksvaid kasutajaid, sa lihtsalt annad millest iPadi välja kellele iganes, kes jagab sinu lehti mingi arbitraalsel põhjusel. No mitte arbitraalsel põhjusel, vaid sellepärast, et saada iPad põhimõtteliselt. Siuke suht nagu mõtet, et ma ei teagi, et kas keegi võib vahele lõpata, et kui kellelgi on mingi mõte, kuidas teha mingi lahedat mängu, siis võib-olla mingi story element sisse tuua või mingi siukene, tegelikult siukse häid näiteid on olemas, kui me viraalselt mingisugused guerilla-kampaaniad filmidele või näiteks plaatidele, Nine Inch Nails tegi vist oma ühele kaua mängivale plaadi temaatikaks oli mingisugune tuleviku dystoopiline ühiskond ja nad ehitasid sellele plaadile ennem ilmumist jükse nagu backstory interneti üles, et andsid fännidele vihjeid, et siin on mingi kood, otsi üles, kuhu see kood nagu viitab, see jõuad mingile salajasele leheküljele, sealt loed mingisugused väljamõeldud uudiste artikleid, leiad mingi uued vihjed, lähed järgmisele lehele ja lõpuks saad mingisuguse infokillukese bändi nagu uue albumi kohta kuskilt nagu kätte, kui selle kadalipu läbi teed. Et see on niisugune hästi nagu story-põhine mäng. Sellega seoses tuleb meelde Rick and Morty Instagrami konto, kus nad tegid ka panid enda sellele lehele terve universumi ja siis, kui sa vajutasid selle pildi peale, siis tulid tagidena üles järgmised asjad, kuhu sa saad klikkida ja siis otsida niimoodi mingit teatud aaret või mingit sükest värki. Et see oli päris huvitav tegelikult. Korralik maht võib seal taga olla. Nii palju neid erinevaid kontosid ja kõiki asju. Kuidas on teie kogemused Facebooki siseste mängudega, et näiteks Farmville oli siin kunagi väga populaarne ja mingid Mafia Warsid, et kuidas teil minevikus ja kuidas teil tänapäeval? Ei taha tunnistada. Kes meist ei oleks olnud Farmville'i lõksus selles suhtes, et ikka juhtub? Jah, ilus suke lihtne ja Helimistestis käe näiteks taga. Ma ei ole mänginud. Kena visuaalne element oli juures. Mafia Warsist ma ei saanud vist kunagi aru. Mina kahjuks sain. Ja sinna läks tunde. Olen kuulnud, et on nagu läinud siin, et ma ise mäletan ühte, ka sai mängitud siukest linnaehitusmängu, mingi SimCity laadne oli. Jah, olen ka seda mänginud. Seal ma vaatasin, seal oli tehtud teistpidi targata, et mitte ei olnud nagu et sul ei ole auhinda mida iganes, aga sul oli näiteks, mäletan, vist oli Mercedes või? Mingi autofirma oli ennast paigutanud sinna mängu juba hästi, et see põhimõtteliselt kogu see autotemaatika või mingi poed, ma mäletan, kuidas nagu raha seal teenida, oli hästi palju siis selle brändi peale üles ehitatud. Et siukest nagu mängu sisse paigutatud turundust oli tehtud. Huvitav küsimus oleks see, et kas see jõuab kunagi ka siukestesse nagu suurteste stuudiomängudesse, see taktika, see product placement, mis filmides aeg-ajalt on, et Sten kindlasti teab, see oli ka nägu siukene. Tean küll, Alan Wake oli kunagi selline mäng, mis selle mehaanik oli see, et sa pidid taskulambiga näitama teemanite poole, et sa neid tulistada saaksid. Kõik patareid olid Energizeri omad. Ja siis näiteks Mario Kart 8 oli mingi Mercedesega deal, kus sa saidki reaalselt Mercedese kujulise kardi endale. No see on arvestades, kui palju inimesi tegelikult mängib ja kui suureks mängude osakaal, ma arvan, nagu hobina või kuivõrd mängude
olulisus meie ühiskonnas tõuseb, seda rohkem just hakkavad brändid ka sinna poole liikuma. Sul on muidugi mängust endast ka, et kui sa tahad teha mängu, mis on võimalikult ligilähedane realistlikule maailmale, siis sa tahad sinna reaalselt panna reklaami, mida sa näed igal päeval niikuinii päris maailmas. Selles on kasutatud ka niimoodi, et on pandud näiteks praegu kinodes tuleb Die Hard 4 ja siis näed posterit selle mängu maailmas. Ja on küll, on. Civilization 6 ka vist on mingisugune banner stuudio teisele mängule kuskil linna otsa põhimõtteliselt peidetud. Mängud sotsiaalmeedias või sotsiaalmeedia mängud versus tavaline videomäng, et mis on see ühisosa nendel? See muidugi tasub küsida, et mis on nagu tavaline videomäng, et võib-olla enne tuli natuke jutuks, et neid, see videomängude amploa või see nagu žanrid on nii laiaks läinud, et sihukesi ja me võime võib-olla mõnikord öelda, et sihukesed Facebooki mängud on labased ja nagu lihtsad ja sihukesed mingi asjade kogumised, põhimõtteliselt sa ainult päevas istudki 8 tundi Facebookis, et koguda kokku 8 virtuaalselt mingit püssi näiteks. World of Warcraft samamoodi, et see mehaanika on ka mitte, et see oleks halb mäng, aga lihtsalt seda nagu leidub mujal ka, et ma arvan, et see võib-olla piir ei ole nii nagu üheselt maha tõmmata, et seda ei saa nagu joonistada maha. Ma just hiljuti avastasin, et Facebook oli teinud enda game room'i. Tõmbasin selle alla ka, et loomulikult läbi testida kõik uuendused ja et proovivad siis tuua desktopile lähemale kohe selle mängu kogemuse. Vaatasin, väga palju oli tehtud ühendusi siis, et osad mängud vanasti oli ainult mobiili peal, eks ju, ehituse. Nüüd nad on osad mängud toonud mobiilist nagu välja ka siis Facebooki selle platvormi peale, et tahab ka nagu osa sellest turust saada, et ma mõtlen, mulle endal vähemalt tundub, et mingi hetk see Facebooki mänguturg oli nagu, Singad ja muud ettevõtted kasvasid nagu tohutult, aga nüüd tunnen kuidagi, et või ma olen liiga vanaks saanud, et see turg kuidagi on nagu maha jäänud. Ja see vist natuke on tõesti nagu maha jahtunud, see Sünga asja, ma mäletan ise ka, et seal oli väga suured rahad käigus ja igasugused uudisnupud nende suurtest stuudiotest, kus olid kõik uhked värgid, aga nüüd enam ei ole midagi kuulda neist olnud. Meil siin, et Eestis ma ka ei ole nagu, enne mõtlesin just, et selle videomängude eest turundamise peale, Eesti ettevõtte eeldatavasti ei saa võimaldada seda endal või ei ole sükest asukosa põhiseid vorme veel mängudes, ma arvan. Et sükest asja võib-olla Eestis veel ei näe, aga kui palju te olete kokku puutud või kursis olete Eesti mänguloojatega, on meil Eestis selline turg olemas? No mängutööstus kui selline on selline pisike, pigem põrandalune. See hakkab arenema sinna suure ülemasse poole, aga ikka tehakse kindlasti, jah. Hästi palju tehakse tegelikult. Vist üks näide tuleb kohe pähe, on see Eesti, see tehti Drag Race või mis ta oli, Test Drive, et põhimõtteliselt ühe nupu mäng autoga siis kiirendad kogu aeg. See on see Creative Mobile'i mäng. Jah, et neil vist läks, selle esimese teisega läks, vähemalt teen siit selle korraliku kopika, et sarnane kuidagi selle Flappy Birdi fenomeniga, et keegi üritas selle pealt raha teenida, et kunagi oli siuke mäng nagu Flappy Bird, kus sa ka lihtsalt toksid ekraani, lind lendab mingite võimatute takistuste vahelt läbi või pigem nagu neile otsa ja siis mingisugune Vietnami poiss oleks põhimõtteliselt võinud selle mänguga teenida miljoneid, kui ta poleks selle mängu lihtsalt maha võtnud ja oma eluga edasi läinud. Ta pani selle tagasi üles pärast. Kõlab nagu, pani tagasi üles. Ja siis ta tegi veel teise mängu. Aga nii kaua, kuni see maas oli, siis inimesed said oma telefone müüa, kus Flappy Bird peal oli jõhkrate summadest eBay's. Ja see on selline huvitav jälle näide sellest, et kõige lihtsam asi tegelikult võib ju töötada, et seal mängul see mehaanika on äärmiselt lihtsalt, sa lihtsalt lähed takistustest mööda, toksides ekraani, sul isegi ei ole keerulisi siuksi mingeid võtteid, mis sa lihtsalt teha. On ka üks asi, et sa toksid ekraani. Ja palun väga, põhimõtteliselt miljoni idee. See vahepeal oli selline, see võib vist liigitada mängu alla, kuigi see oli ka tegelikult osake nii-öelda turunduskampaaniast. Peter Molyneux tegi sellise mängu nagu The Cube. See oligi mobiili peal ja sa pidid toksima seda, et keskele jõuda ja siis kõik inimesed toksisid üle maailma seda. Ja siis kui viimane, kes nagu sinna keskele jõudis, talle avanes video, mis ütles, et hei, sina oled nüüd meie järgmise mängu jumal ja siis sa saad pisikese osa meie tuludest, aga senimaani pole seda tehtud veel muidugi. Selles mõttes ta natuke ebaõnnestus sellega. Kui nüüd turunduslikust aspektist vaadata, et kes on need sihtgrupid, keda saaks mängude abil püüda? Ma arvan, et see sihtgrupp laieneb iga päevaga. Kõik. Kuna, jah,
jah, ma arvan, et kõik, sest et alles hiljuti ma nägin kuskil videot, mis Facebookis levis video mingisugust 80-aastasest vanamammist, kes striimib Skyrimi. Skyrim on siuke tõesti rollimäng, kuulajatele, kes veel ei tea, siuke avatud maailmaga mäng. Ja lihtsalt 80-aastane mammi mängib seda ja karjub ekraani peale ja teeb tavalisi asju, mida nii-öelda tavaliselt täismelised mängurid teevad. Ja see on ka tulevane võib-olla market selles suhtes. Tema eesmärk oli vist seda enda lastele nagu edastada YouTube'i videote näol. Et vaadake, mis ma teen. Tal on vist isegi oma Twitchi kanal olemas, kui ma eksi, et pole ise veel vaadanud, aga... Küll on väga unikaalsed kindlasti. Väga tõused. Ma just täna hommikul kliendi kohtus tema rääkis, et tal on käsi nii haige, et hommikul käis, eelmine päev mängis siis oma lastega Viiga, et ka tema, et see on nagu positiivne kuulda, et kaasatakse nagu sükestesse, mis vanasti võib-olla, kui ma mõtlen ise väiksena oleksin öelnud emale, et tule mängima, võib-olla oleks pidanud just rohkem ärgitama, aga et siis oleks kindlasti nagu eeldan praegu, et oleks saanud vastuseks ei, aga see, et tänapäeval on ka lapsevanem, kes saavad aru, et selline interaktiivne mäng on täitsa okei asi ja võib täitsa arendav olla, et ei pea nagu taunima seda tegevust, eks. Tegelikult see sihtgrupp iseenesest ei olegi nii kitsas ja piiratud, kui isegi mängutööstus ise seda arvab, et see on tunduvalt laiem. Et ma ei tea, miskipärast nad tihtilugu ei saa ise ka sellest aru, et äkki me peaksime natuke oma horisonti pisut nagu laiendama. No just sihtimise mõttes, kui saangi aru, et igast eluvaldkonnast justkui ja igas vanuses, igas soos leidubki eks ju, mängureid. Aga just, et mõtlengi, et kuidas, kui turunduses on efektiivsem ikkagi võtta konkreetsem sihtgrupp ja temale keskenduda. Siis jah, et kui ma Facebookis vaatan, et kes tavaliselt rohkem mängivad, seal ma ütleksin, et naisterahvad näiteks mängivad natuke rohkem, eks. See vist kõige suurem mängurite grupp üldse peaks olema. Suuresti vist tänu Viile. Et on, mis tuleb näiteks just gruppide mõttes on, et gruppe on nagu erinevaid, aga et... Mulle tavaliselt kuidagi jah, see on tänamatu tee, vaata sükste gruppide lambist välja käimine, aga 18 ja 34 on sükene hea vahemik alati. Igasugustele internetiga see klassikaline sükene interneti läbilõige on nagu 18-34, et võib-olla sinna nagu suunata, et... On palju selliseid inimesi, kes nagu ongi põhimõtteliselt, nad ei ole kunagi mänginud ja nende arust ongi nagu põhimõtteliselt nad ei proovi ka vaata või eks võib takkida see, et nad ei oskagi, eks ju, ja siis tekibki negatiivne kogemus, aga... Selles kohas, siin võib olla just sotsiaalmeedial see roll, et sotsiaalmeedial võib olla see ettesöötmise roll, et okei, nad pole kunagi mõelnud mängude proovimise peale. Sotsiaalmeediat tõenäoliselt keegi kasutavad, et sööda lihtsalt ette neile. See peab olema mingi ilmselt äärmiselt lihtne idee, mingisugune hea clickbait, mis nagu paneb neid ühe korra vajutama ja siis on nad sees. Ma arvan, et siin on nagu mõttekoht, et kas õnnestuks leiutada mingisuguse mängu, mida saaks sotsiaalmeediakanalites näiteks mingi grupile mingi 30-40 või 40-50 kuidagi ette sööta ja vaata, et kas hakkab nagu tööle. Sest tegelikult need asjad, miks inimesed mängivad, just see nagu saavutusvajadus, mingi see hea tunne, kui sa saad mingisuguse mündikese kätte kuskil mingi tegevuse eest, et see on nagu suhteliselt universaalne, ma arvan, et see on mäng kui selline on ju tegelikult väga vana asi, et läheb tiibiks, aga see läheb aegade algusse tagasi. Sükene challenge võib-olla, et kas keegi mõtleb midagi välja. Milliseid videomängudega seotud elementi tahaksite te ise näha sotsiaalmeediakanalites? Ja milliseid sotsiaalmeediakanali elemente te soovite näha videomängudes? Siuke pikem küsimus. Kummast otsas ma alustan? Ma ei teagi. Mida ma sotsiaalmeedias näha tahaks, seda ma isegi tea üldse. Aga... Mängudes tegelikult ühe asja peale nagu mõtlesin on see, et sotsiaalne element on mängudes ka tükk aega nagu olemas olnud alates mingi RuneScape'ist asjadest. Aga jah, võib-olla see sotsiaalsus rohkem nagu sisse ehitada mängudesse oleks nagu sükene, on alati huvitav idee, et kui sa mängid mingisugust nagu tulistamismängu, siis kes on mänginud, siis nagu võõrastega sa väga ei kipu nagu suhtlema, et sa umbes tead, kuhu sa pead nagu jooksma, kuhu sa pead tulistama. Kui sa üritad rääkida, siis tuleb sealt vastu mingisugune sõim või sükene mingi imelik nohin. Et see kuidagi ebamugav on. Et nagu tahaks lihtsalt nagu selle väikselt klapid välja võtta. Aga jah, võib-olla ehitada mänge ümber selle sotsiaalse nagu kompandile, et sa nagu sunnidki inimesed nagu tegutsema koos. Et üks mäng, mis tuleb kohe-kohe välja, on Xboxi peale selline mäng nagu Sea of Thieves, kus on põhimõtteliselt selline laevasimulaator, sa oled piraat ja sa pead sõitma piraadilaevaga mööda merd ringi ja siis tulistama teiste laevade pihta. Catch on selles,
et selle laeva nagu töös hoidmiseks on sul vaja teiste mängijate abi, et sina oled nagu rooli juures, keegi teine nagu peab kahureid nagu mehitama, keegi peab veel mingi purjetega jamama, et sa ei saa nagu, saad teha ainult ühte väikest osa sellest ja see nagu koostöö on nagu äärmiselt oluline. Et võib-olla see nagu mõjutab inimesi rohkem nagu suhtlema oma vahel. Et võib-olla jah, mõelda, mängutegijad selles suhtes võivad mõelda, et kuidas nagu seda suhtlust võib-olla rohkem ära kasutada või mõjutada inimesi suhtlema, et ma arvan, et inimesed tahavad seda sotsiaalset aspekti, ma arvan, et me oleme ikkagi... Arvad, et tegelikult... Ma arvan küll, sest no tegelikult see sotsiaalsus on meile täielikult sisse ehitatud nagu liigina, et inimeste, aegade algusest peale inimeste ellu jäämine sõltus tegelikult sotsiaalsusest, et me oleme alati olnud selline grupiviisiline nagu loom, grupiviisilise eluviisiga loom siis. Et ma arvan, et inimesed tahavad seda, et aga mõnes mängus on see lihtsalt täiesti ebamugav või kuidagi imelik on seda nagu rääkida mingite 12-aastastega mikrofonis juttu ajada, et võib-olla kuidas seda teha nagu kuidagi loomulikumaks või vähendada seda piina. Paned häälefiltrid vahele kõikidele. Kõikidel on täpselt sama hääl. Nagu Twitteris sa ei tea, vaata, kes seal tegelikult selle Twitteri konto taga on, et sa ei kuule seda häält, sa ei näed. Kuidas te julgustaksite turundajaid mänge kasutama? See on, ma arvan, et see on selline pealehakkamise küsimus, et eksperimenteerida peab lihtsalt oskama nagu julgeda, et nagu me Toggle'is praegu kasutame natukene, üritame koomiksid ära kasutada ja see on meile ka edu toonud, et alguses muidugi mõtlesime, et ma ei tea, kas see on nagu et meil on selline tõsine nagu ärilt ärile toode, nagu B2B nagu toode, et kas seda saab nagu turundada mingisuguse nagu lõbusa asja abil või selline nagu mitte, isegi natukene ohtlikult terava nagu sisu abil. Aga saab küll lihtsalt, kui sa nagu proovid ja mängudega samamoodi, et tasub lihtsalt brainstormida, võtta mingisugused mänguritest sõbrad endale lähedale ja kaasata täiesti nagu selliseid võib-olla inimesi, kes igapäevaselt ei tegele turundusega ja vaadata, mis ideid nemad võivad välja käia. Ma arvan, et head ideed tulevad tihti nagu mingisugust täiesti nagu luuavarrest, et tasub lihtsalt eksperimenteerida, ma arvan. Rääkige rohkem oma mänguritest sõpradega, ärge jätke neid sinna keldrisse üksi põhimõtteliselt, see oleks nagu süvendame stereotüüpi. Tõesti, võtan tagasi. Et ma tean, et ise olen märganud, et sotsiaalmeedias viimase ajal on suurt hoogu võtnud ka Eesti YouTuberid, YouTube-id ja igasugused muud tüübid tegelevad, et osalt mul on äge vaadata, et on üha rohkem tekkinud selliseid, kes ise tegelevad, ise teevad. Ühelt poolt jälle vaatan, et see sisu, mis nad toodavad, et see on selline, ma mäletan nagu ka omal ajal enne Facebooki sai tehtud selliseid Jackass stiilis videosid, eks ju, et mis oli nagu justkui naljakas ja tore, kas ma neid enam tahaksin, et keegi näeks, et vaevalt vist mitte, võib-olla ise naeraks ja itsitaks, eks ju, aga ja teise poole pealt, et näen, et seal on suur nagu nõudlus nagu selle järgi on, et eriti enda näiteks nooremaid õdesid vaadates, nemad ka pigem nagu suhtlevad või suhtleme, et nad vahetavad seda infot läbi YouTube'i, siis läbi muusika, läbi videode, et toimub selline aktiivsem jagamine, et minu väike õde näitab mulle siis YouTube'is pigem, mis toimub, eks ju, et mina olen harjunud ise Facebookis seda infot saama. See on selline päris huvitav see läbi YouTube'i oma marketing tegema või kajastada seda läbi teiste kanalite, aga see on väga õhuke jää, et see võib hästi kiirelt hästi labaseks ka minna. On sul näiteid? Üldiselt võin vihjata, et see üks viimane suurem kampaania, see oli selline enam-vähem piiripealne. Teil level 1-ga siis või? Ei. Mis sa nägid siis selles mõttes? Et oli kuidagi selline, ma ei tea, kuidagi selline kergekäeliselt, küsiti kergekäeliselt, anti käsi, nagu abikäsi, et selline, ma ei oska nagu seda konkreetselt sõnastada, aga selline nagu see ei olnud päris selline by the book, nagu ta oleks pidanud olema, et ta oli väga selline kuskil põlve peal kokku klopsitud ja kuidagi selline odava maigu jättis kohati. Sa nüüd vihjad mingisugusele kampaaniale? Ma vihjan mingisuguse kampaaniale, jah. Mis toimus siis kuskil sotsiaalmeedias? Jah, konkreetselt läbi YouTube'i. Okei. Aga kuidas on teie kokkupuuted ja kas te ise jälgite ka mängude striimijaid? Jah. No natuke ikka, jah. Et kuna ma võib-olla jah, ma väga tihti nagu praegusel ajal enam nagu ei mängi, et siis striimid on minu jaoks nagu hea viis saada kätte võib-olla see story mõnest mängust, mida ma tahan nagu mängida või julge mängida. Last of Us on üks selline zombiteemaline mäng, äärmiselt hea story'ga, kusjuures seda võib vaadata täiesti nagu sarja ja sa saad selline nagu
tugeva nagu hea sarja laksu nagu kätte. Ma proovisin seda mängida, jäin kinni, sest et mulle ei meeldi siuksed nagu äkilised ehmatuskohad. Panin puldi maha, et see mulle aitab, aga ma vaatasin seda striimi nagu läbi ja vaatasingi seda umbes nagu Netflixi sarja. Et see nagu, ja siis need mängukohad sa nagu täidetakse ära siukese nagu naljaka kommentaariga nagu selle nagu esitaja poolt, et jah, selles suhtes jälgin küll striime, et ma olen ka jälginud nagu YouTube'ist, Twitchi vahendusel erinevaid isikuid, aga just sellepärast, et vaatadki, et pigem, et kuidas see konkreetne isik reageerib sellele mängule ja mida tema sellest arvab ja nii edasi, et ma ei viitsinud nagu lihtsalt mängu üksinda ilma mingit kommentaarid, et seda ma eriti viitsi vaadata. Samas on ka olemas selline publik, nagu sa just ilmselgelt näitasid. Tegelikult ma hiljuti lugesin ühte hästi huvitavat artiklit. Ma mõtlen, mis pointi ma tahtsin sellega välja tuua, sest mul läks see point praegu jooksnud sind kuulates meelest ära. Aga see oli huvitav. Ma hiljuti ei olnud, vist oli Kotakus, oli artikkel siuksest tüübist nagu Squirrel, kes on üks Twitchi striimer, siuke vist 40 aastates mees ja ta mängib põhiliselt Farm Simulatorit ja rekkamehe simulaatoreid. Rekkamehe simulaator, see mäng on olemas, sa oledki põhimõtteliselt nagu rekkajuht ja sa sõidad 8 tundi järjest läbi Euroopa virtuaalse rekkaga ja sa ei tee mitte midagi suurt, nagu lihtsalt natuke keerad rooli, aga kiiride peal, seal pole palju keerata. Aga tal on päris palju jälgeid ja need inimesed istuvadki tema selle streamis ja nad räägivad temaga, tema räägib vastu ja sul tekibki siuke nagu sotsiaalne element, et me jõuame tagasi selle sotsiaalsuse juurde. Et sa vaatadki, et inimesed ei tule sinna vaatama seda mingi graafikat, mis on üllatavalt hea või seda põnevust, mida sa saad, näed, kuidas tüüp aeg-ajalt natukene pöörab rooli hästi pisut paremale ja siis jälle sirgeks. Nad tule seda põnevust sinna jahtima, vaid tulevadki lihtsalt rääkima, et neile meeldib istuda nii-öelda selle nagu kõrvalistuja istmel ja rääkida rekkamehega juttu ja see kuidagi annab siukse rahulduse nagu kätte. Ja kes veel ei tea, siis kuulajatele, et selle eest on võimalik täitsa normaalselt raha teenida. Et kas mõne sõnaga kommenteeriksite, kuidas Twitchis saab näiteks raha teenida? Päris rekkameestele siis soovitus, et jätke oma see päris rekka sõitmine sinna paika, mingi Twitchi sõiti virtuaalse rekkaga ja inimesed maksavad teile raha lihtsalt sellest, et nad saavad teiega rääkida. Annetust põhiselt, eks. Nimetage mõni sotsiaalmeediakanal, mida kasutavad aktiivselt videomängude austajad, kuid on harilike kasutajate vaateväljast eemal. No Twitch ongi nüüd seesama üks hea näide, et tegelikult ma ei tea, kas Twitchis toimub peale mängude striimimise üldse midagi muud. Ja seal on muusikat ja kunst ja seal on mingi siuke asi ka, et sa saad striimida seda, kuidas sa sööd. See on vist Koreas on hästi populaarne siuke, et sa saad rentida omale nii-öelda virtuaalse söögikaaslase, et seegi on omamoodi nagu mäng, et sa mängid nagu päris elu, et sa võib-olla ei ole kellegagi koos nagu istuda kuskile, et sa nii-öelda mängid seda päris elu ja see on see sotsiaalne element ka sees, et jah. Ja see Lõuna-Korea pidi üldse huvitav riik olema, kus siis see virtuaalsus ja virtuaalne sotsiaalsus on läinud nagu just selleni välja, et inimesed siis söövad koos aga arvuti ekraani taga, aga samal ajal on seal hull probleem riigil, et 1/3 populatsioonist elabki üksinda põhimõtteliselt. Kui võtta nüüd selle öko-vaatenurgas, siis üksi elav inimene on kõige suurem saastaja. Ma ei teagi, kas siin sotsiaalmeedia lahendab seda probleemi või ta hullemaks. Et nad reostavad koos, aga reostavad rohkem. Mina ise proovin alati läheneda sotsiaalmeediale niimoodi, et ühe poole pealt ma kajastan seda, mida ma teen niikuinii. Olin teinud midagi, postitan üles ja saan sellele endale nagu tunnustust, eks. Nagu mängiks. Ja teise poole pealt ma kasutan väga palju sotsiaalmeediat ka tegelikult enda päris elu korraldamiseks, eks ju. Facebook event on minu arust väga hea tööriist, eks ju, millega mõtlen mingi eesmärk, kuuluta välja, näe natukene vaeva turundamisega ja tegelikult saabki, nagu ütleme siis, päris elus muudatusi ellu viia. Mis teie arvate? Facebook on päris kasulik selles suhtes, et kuidas meie organiseerime enda tööd on erinevate gruppide kaudu. Ehk siis saame panna toimetuse ja podcasti ja kõik sellised asjad eraldi ja siis seal nende all koordineerida enda tegevusi ja ajakava ja kõike muud sukest. Et ta on rohkem nagu instrument selles suhtes. Selles mõttes jah. Et ei ole seda mängulist elementi niivõrd sees. Missuguseid ettevõtteid ise näeksite turundamas ennast kui videomängu sihtgruppi sõbralikuna? Ehk siis, missugustele ettevõtetele soovitaksite panna auhinnaks näiteks hoopis PlayStation mingi uuemad mängud, selle asemel, et panna mingi järjekordne iPad või iPhone loosi? Kõikidel.
jah, see on hea vastus, sest et nagu ennist tuli ka jutuks, et see grupp, nüüd mängijate grupp on tegelikult nüüd nii lai, et neid leiab igal elualal, et mõni pankur läheb peale tööd, võib-olla tahab natukene stressi maandada, võtab PlayStationi kätte, mängib mingit tulistamismängu, mõni vanaema mängib Skyrimi oma lastele rõõmuks on. Et jah, kõigile tõesti. Kas te Twitchi jälgides olete kunagi näinud seal ka eestikeelset reklaami? Eestikeelset reklaami? Või ütleme, Eestile suunatud? Need reklaamid peaksid olema vist nagu ikka mingi cookie põhised, et sinu kasutaja põhised, et kui sul on mingisugune cookie kuskil sisse jäänud, siis ikkagi saad ju eestikeelset reklaami. Ma ei tea, kas Twitch on mingisuguse Twitch vist osteti YouTube'ist ära nüüd. Tähendab, Google poolt osteti ära Twitch lõpuks. Siis ta ilmselt on jah. Twitch on Amazoni käes. On jah? Amazoni käes, jah. Okei. Siis mõtlen, et kas te olete märganud seal kunagi eestikeelset reklaame ka, et kas te turundajale soovitaksite sinna uurima minna või siis Amazoni reklaamidega hoopis tutuma? Mul on reklaamidega natuke siuke suhe, et me näiteks Toggle'is küll natuke katsetame reklaamidega, aga üldiselt ma nagu väga see ei ole just mu nagu lemmikvahend nagu kuidagi inimesteni jõudmiseks, et selles suhtes võib-olla isiklikult mitte. Siin on muidugi mu selline isiklik bias sees, et mulle ei meeldi nagu reklaamid, ma panen need esimesel võimalusel kinni. Aga midagi sa küsidki niimoodi, et mida sina kasutad siis oma sisu levitamiseks? Me reeglina kasutamegi rohkem nagu sotsiaalmeediat ja loodan nagu selle orgaanilise nagu efekti peale, et see on see the holy grail, et kuidas saada nagu orgaanilist levikut ilma, et peaks mingile lehele nagu maksma. No ongi Facebook, eks ju, oma koomiksite puhul ma kasutan Facebooki põhiliselt selleks, et olla nagu ühenduses või seoses oma nagu jälgijatega, et Facebooki postituste nagu orgaaniline eluiga on tegelikult päris pikk, et nad jäävad inimeste feedi nagu suhteliselt pikaks ajaks. Et sa saad sealt nagu neid like ja asju nagu engagement'i kuidagi rohkem. Twitteris kaovad asjad päris kiiresti ära. Twitteris mul üks hea nipp tegelikult on, mida ma ise nagu kasutan koomiksite puhul on see, et Twitter on hea koht, kuidas ujuda nagu sükstele suurematele kontodele nagu külje alla, kelle abil põhimõtteliselt saad sa nagu enda sükest nagu levikut või reach'i suurendada. Et hea näide on, mida ma aeg-ajalt teen, on näiteks tegin kunagi koomiksi sükesest mängust nagu This War of Mine, mis on sükene sõjasimulaator selle twistiga, et sa mängid nagu tsiviilinimest põhimõtteliselt, sa oled nagu sõjaohver, süke hästi depressiivne, masendav indie mäng, mis oli siiski päris populaarne. Tegin selle teemal koomiksi, panin Twitterisse üles ja mentioniga panin sinna juurde selle mängustuudio, kes selle nagu mängu tegi. Esimesed 6 tundi selle tweetiga ei juhtunud mitte midagi, vist üks inimene likeis ja kadus põhimõtteliselt ära. Aga nii kui see developer nagu kuskil USAs üles ärkas või kus iganes ta on ja nägi seda tweeti, siis ta nagu retweetis seda ja sealt hakkas tulema mulle nagu seda otseliiklust minu saidile. Et see on niisugune hea, Twitter on hea koht, et kui sa suudad nagu õigele inimesele silma jääda, siis sa saad põhimõtteliselt ära kasutada tema jälgijate selle grupi suurust nagu nii-öelda enda jälgijate arvu kasvatamiseks. Mulle meeldis kunagi, keegi ütles Twitteri kohta, et Twitter on see, et kõik teavad su meiliaadressi ja nad saavad sulle kogu aeg kirjutada. Jah, ja see on äärmiselt tüütust, et selles suhtes, mis mulle Twitteri puhul ei meeldi, on see, et ma ise ei kasuta seda absoluutselt, et seal lihtsalt kogu see info kaob sellesse voogu nii kiiresti ära, et ma ei jälgi väga palju vist kontosid, aga seal sekundiga tekib sul mingi 10 uut postitust ja sa lihtsalt ei taha sinna nagu minna. Ma ise sellega võitlemiseks teinud endal mingi mikrolistid, mida ma saan siis vahepeal nagu jälgida, et või siis tõesti panen tweet-tekis vaata mingi hashtagi feed, aga sinna ma ka tegelikult nii tihti ei satu, kui on vajadus põhiselt. See nõuab seda lisaklikke, eks inimesed tänapäeval, ma arvan, tahavad teha võimalikult vähe klikke, et neid asju, kuhu klikkida on nii palju, et sa isegi ei taha selle oma listi peale klikkida. Sellepärast ma ei ole mingid liste teinud, ma lihtsalt käin kõik järjest läbi. Ma ise tweedin veel niimoodi, et ma ei lähe Twitterisse ka, et ei näe ka. jah, põhimõtteliselt ongi, ma kasutan seda ainult tweetimiseks ja ma ei tarbi seda kanalit nagu infokanalina näiteks üldse. Mõne sõnaga uuriks veel sükest kanali kohta nagu Reddit. Et siin kuulajale, et kuidas turundada Redditis? Reddit on minu lemmikkoht. Selles suhtes, et miks mul on õnnestunud praeguse seisuga ma olen teinud 3 koomiksit, mis on läinud kõik Redditis saanud üle 1 miljoni külastuse otse minu lehele või siis Toggle'i lehele. Et Reddit on selles suhtes hästi lahe keskkond, et ta sunnib nagu nende Redditi kasutajaid tarbima sisu sinu lehel, nagu sinu domeenil. Et kui me võtame näiteks saidid nagu 9gag, siis 9gagis inimesed tarbivad näiteks, kui sa teed koomiksi, nad loevad selle 9gagis ära,
väga kadub väike protsent läheb nagu edasi sinu lehele või paneb selle Google'isse ja läheb vaatama, mis sa veel nagu teinud oled, et enamasti nad ei tee seda. Aga Redditis sa paned nagu oma lingi ja inimesed tulevad kõigepealt sinu saidile, kuhu sa siis võid panna oma turundus nagu sõnumeid, kui tahad kuskile juurde, et klikake veel siia, vaadake siia ja siis lähevad tagasi, siis uploadivad seal sees kuidagi, et see on niisugune hea viis nagu nii-öelda traffic'u peale tõmbamiseks või hea keskkond selleks. Juhul, kui sa teed seda õigesti, sest Reddit on äärmiselt skeptiline kogukond, et kui nad vähegi saavad aimu, et siin on tegemist mingisuguse marketingi eesmärgil tehtud nagu sisuga, siis sa matud niisuguse nagu downvote'ide tulva alla, et siin lihtsalt hääletatakse täiesti maha heal juhul. Halvemal juhul saad bänni näiteks. Et ta on niisugune, Reddit on väga uhke oma kogukonna üle, et ta nagu kogukonna poolt modereeritud leht, et kui seal läheb hästi, siis läheb väga hästi, aga sa pead, ütleme nii, et sisu peab olema ennekõike, sa pead fokusseerima sisule, et see sisu peab olema hea ja siis sa võid sellega minna Redditisse mõelda, et kuhu ma selle postitan, et inimesed nagu meeldiks ja tuleksid seda vaatama. Mina kasutan Redditit pigem nagu infokogumise eesmärgil, et kuna minu looming on valdavalt eestikeelne, siis seda on väga raske Redditis kuskil promoda. Jah, seda küll. Aga kas Redditis on eraldi mingit Eesti, ütleme siis alamteemat või et kuidas eestlast püüda Redditis? On küll, Redditis on kõik olemas, põhimõtteliselt ükskõik millele sa ei mõtle, see on Redditis tõenäoliselt olemas, on selle kohta mingisugune väike alateema. Seal on mingi Eesti Reddit. Hiljuti ma isegi nägin Redditi koduleheküljel, mis on umbes nagu 9gagi hot page või siuke nagu see esilehel oli mingi postitas Jõgeva gümnaasiumi starter pack, see meem nagu, et mingi ala Volkswagen Passat, siis mingi Viru pagar ja siis mingisugune keskel sõna ei koti. Siuke meem nagu lihtsalt, see oli eestikeelne ja see oli Redditi nagu hot page'il, et ilmselgelt isegi kui sa postitad midagi siukses nagu vähem tuntud keeles, kui piisavalt palju inimesi selle nagu sisu peale reageerivad ja seda üles hääletavad, siis ta võib sattuda kuskile päris nagu kõrgesse kohta. Eestlasi on Redditis ka päris palju, nii et muidugi. Lihtsalt tuleb teada, et mis on see Redditi osa või see alafoorum, kus need sinu jaoks nagu head kasutajad on või need kasutajad, kes oleksid huvitatud potentsiaalselt sinu tootest või teenusest. Et see tuleb väga selliste välja mõelda, et sa ei positaks valesse kohta põhimõtteliselt, see läheb nagu tühjadele kõrvadele või kurtidele kõrvadele või kuidas see nagu. Viimane eestlane, mis ma Redditis märkasin, oli Kaur Kender, kes kirjutasid appi, mind pannakse vangi. Et selle sõnaõiguse rikkumise eest, et polegi viimaseid uudiseid kuulnud, mis selle saagaga saanud on. Aga nüüd veel uurides, et mis te soovitate, ütleme, mis oleks teie, ütleme, top 3 soovitust, mida siis, ütleme, turundaja saaks teha, et kas siis olla videomängudele lähemal või teha tegevusi sotsiaalmeedias? Sotsiaalmeedia koha pealt on lihtsalt see, et nagu sisu ennekõike, et sa pead mõtlema selle peale, et kas see, mis sa teed, on piisavalt hea ka nagu iseenesest, et kas ta suudab eksisteerida väljaspool mingit marketingi konteksti või mingi müügi konteksti. Sest fakt on see, et ega sisust nagu tänapäeval internetis puudust ei ole. Seda tuleb igast aknast ja uksest tuleb nagu sisse mingi klikki siia. Et pigem sa pead mõtlema selle peale, et tee kas või vähem asju, aga keskendu võib-olla siukesele kvaliteedile ennekõike. Kui me räägime nagu kohalikust maastikust, siis minu arust kõige tähtsam soovitus oleks see, et tuleb ära unustada kõik sellised sissekulunud stereotüübid, et mängur on see elab ema juures ja mängib keldris ja mis iganes veel, et mängud on laste teema ja kõik selline tuleb ära unustada, et siis aru saada, et see on kultuuri üks osa ja see ei ole kuskile kadumas. See isegi kasvab tõenäoliselt. See kasvab iga päevaga aina suuremaks ja suuremaks. Ja nagu, kui sa ei haara sellest nüüd kinni, siis võid sellest rongist maha jääda. Just. See on nagu sotsiaalmeediagi alguses, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Sa kõlad nagu reklaami inimene täitsa, et haara nüüd võimalusest. Praegu on viimane aeg ära anda PlayStation 4. Ja, täpselt. Ja, et sisu osas võib-olla, et ma arvan, et mis minu jaoks, nagu komplimendi aeg ka, et mis minu jaoks teeb level 1 nagu eriliseks on see, et ma ei tea, kas te teadlikult teete seda, aga minu arust nagu üritused ja see community kesksed asjad on teie nagu põhiline müügiartikkel. Et teil on nagu, muidu on head nagu mänguarvustused, teil on lahe podcast, aga ma arvan, et see põhiline asi, mida inimesed nagu, mis inimestele level 1 puhul meeldib,
on see, et te teete üritusi, kuhu saavadki nagu mängudest huvitatud inimesed, mängurid kohale tulla ja see loob nagu niisuguse reaalse kokkupunkti nagu elus. Et ma arvan, et see on Eestis kindlasti unikaalne praegu veel. Et see on nagu see teie sisu, vaata, kuhu te ilmselt olete nagu päris hästi juba investeerinud, et see sotsiaalmeedia on muud asjad juba, need lihtsalt toetavad seda põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on küll nii, ja ma tänan. Ja palun. Väga meeldiv oli viimane kord, et mulle lihtsalt meeldis. Nii ja sellega ongi meie tänane saade otsa korral, et viimane võimalus veel öelda midagi, mis te sooviksite öelda? Jah, võtke mänge tõsiselt ja mängige ise ka rohkem, et see on tuleviku maailm. Seda saab ainult sekundeerida. Selge. Meil olid siis täna külas Sten Koolman level1.ee-st ja Mart Virkus Arcade Rage'ist. Nemad jagasid meiega siis mõtteid sotsiaalmeediast ja videomängudest. Aitäh tähelepanu eest kuulajad. Heli eest hoolitses Hendrik VR Lakeside Soundist. Kindlasti kuulake ka meie eelmisi saateid Seven Blaze'i kodulehe kaudu. Leiate need meie blogist. Meie SoundCloudi kanalis on need üleval Seven Blaze Social nime all. YouTube'is, iTunesis ja kes veel eelistab vanakooli, siis on olemas ka RSS feed tehtud sellega. Aitäh kuulamast! Kui teil on ettepanekuid saadete osas, siis saatke need meile teele, mis kanalist teile sobib. Peatsele kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh teile!